Ja järgmine esineja on Mihkel Mäesalu, kes on Tartu Ülikooli teadur, ajaloodoktor ja medievist. Ja tema ettekande teemaks on ristiusu vastuvõtmise kokkulepped 13. sajandil. Palun. Tervist. Loodan, et mind on kuulda hästi. Alustan väga lihtsa lausega. Iga sõda lõpeb alati mingisuguse kokkuleppega. Et sellist täielikku alistumist, allutamist juhtub väga harva. Ja ka tänapäeva Eesti ja Läti aladel muinasajal elanud rahvaste alistumine ja alistamine ristisõdijatele 13. sajandil sai teoks kokkulepete teel. Näitena toon teile siis ühe ilmselt Eesti ajaloos tuntuma sellist tüüpi kokkulepped teksti. Ja minu esimene väga oluline kommentaar selle ja kõigi teistsuguste selliste dokumentide kohta on see, et vormiliselt ei ole tegemist lepingutega. Vaid kui me vaatame seda dokumenti siin all, nii, näete te siis ühte pitserit. Pitserit ennast näha ei ole, aga pitserinööri. Selle dokumendi on 1241. aastal välja andnud Saksa ordu maameister Liivimaal ja ta on selle adresseerinud Saare-Lääne piiskopile, kes tol hetkel, aastal 1241, viibis teel Rooma. Ja siis nad tagasi tulid aastal 1242, ehk siis lepingumisele, need on dokumendi väljaandmise hetkel, Saare-Lääne piiskopid koha peal ei olnud. Siin dokumendi all on loetelu tunnistajatest, kelle hulgas on siis ühelt poolt piiskopi esindaja tol ajal, ehk siis samuti paar vaimulikku, rida Saksa ordu käsknikke ja orduvendi, mõned Saare-Lääne piiskopi vasallid ja lõpuks on siis mainitud ka Läänemaa eestlaste vanemad. Nüüd, kui tegemist oleks kirjaliku lepinguga, mis oleks vormistatud kirjalikult moel, kahepoolselt, siis peaks Saksa ordu arhiivis olema selline dokument, mille on välja andnud saarlased. Sest nii see käis, et üks pool annab oma dokumendi üle teisele poolele. Ehk siis Saksa ordu arhiivis peaks olema saarlaste välja andnud ürik ja siis saarlaste käes siis ordumeistri välja andnud ürik. Antud juhul on meil siis Saksa ordu arhiivist säilinud ordumeistri välja andnud ürik, mis on adresseeritud Saare-Lääne piiskopile ja mis annab ülevaate suuliselt kokkulepitud leppest. Ja dokumendi lõpus ta ratifitseerib selle, aga siis tingimusel, ja kui see tingimus on siin öeldud, et see on ka just ka saarlase tingimus, et siis ka piiskop peab selle heaks kiitma, selleks, et see hakkaks kehtima. Ehk siis formaalselt see dokument ise ei ole leping, vaid see on tekst, mis kinnitab lepingu ja annab edasi siis suuliselt sõlmitud lepingu sisu. Nüüd järgmine saarlastega, ajalookirjutusest saarlastega sõlmitud lepinguks peetud dokument pärineb aastast 1255. Siin all on 2 pitserit. Üks neist on ordumeistri oma, teine on siis 8 saarlase ühine pitser. Ka selle üriku on välja andnud Saksa ordu maameister Liivimaal. Ka antud juhul on tegemist tegelikult siis suulise kokkuleppega, aga erinevalt eelmisest tekstist on see vormistatud siis ordumeistri poolt saarlastele antud privileegidena. Siis see on
ordumeister andis saarlastele uued õigused. Ja siis siin nende õiguste lõpus on ka siis üks saarlaste poolne kohustus. Ka siin on tunnistajad, see on dokument on muideks välja antud Saaremaal, eelmise puhul ei ole kirjas, kus see välja antud on. Tunnistajateks on taaskord rida Saksa ordu käsknikke ja orduvendi ja teksti lõpus on kirjas, et siis see dokument on välja antud 8 üles loetud saarlase ja paljude teiste saarlaste juuresolekul. Ja siis need saarlased, kes olid siis dokumendi väljaandmise juures, kinnitasid siis selle omalt poolt siis oma pitseriga. Taaskord, see on dokument, mis on säilinud Saksa orduarhiivis. Kui meil oleks formaalne leping, siis me eeldaks seda, et orduarhiivis oleks dokument, mille on välja andnud saarlased. Ja seesama vorm kehtib siis kõigi sellist tüüpi dokumentide kohta, mida meil siis 13. sajandist Eesti-Läti alalt on, neid on veel, ja ma olen need jaotanud 2 gruppi. Eks ükski neist dokumentidest endist ei ole leping, nad on lepingu üleskirjutused. Ma olen neid jaotanud 2 gruppi, ühelt poolt on siis sellised dokumendid, mida võiks nimetada, või kokkulepped, mis on siis ristiusu vastuvõtmise kokkulepped ja taasvastuvõtmise kokkulepped, ja teine grupp, mille alla kuulub siis 1255. aasta ürik, on siis sellist sorti kokkulepped, kus juba olemas olevaid leppeid täiendatakse, täpsustatakse, muudetakse. Nendest teisest grupist natukene hiljem. Nüüd, see 1230. aasta Riia kiriku, mõõgavendade, ordu ja Riia linna välja antud ürik on ka meil ainus, siis kuralastega sõlmitud kokkuleppe kohta käiv ürik on ainus siis dokumendi vormis säilinud esmase ristiusu vastuvõtmise kokkulepe. Need ülejäänud 2 näidet on siis see saarlaste oma ja siis semgalite oma on juba siis ristiusu uuesti vastuvõtmise lepped. Need on ka, need 2 paavsti viitselegaadi sõlmitud lepet on siis ka esmased teatavate mööndustega. Aga nendest ma edaspidi ei räägi, sest nad ei ole Liivimaa kontekstis standardsed ja nende kehtivus oli väga lühiajaline. Kui alustame siis Kuramaast, nagu te teate, ajalooline Kuramaa asus Läti lääneosas ja mis on nüüd 13. sajandi tekstide puhul, või siis võis öelda siis kristlaste lähenemise või ristisõidjate lähenemise puhul Kuramaa juurde oluline, et me teame arheoloogilistest, etnograafilistest, keelelistest allikatest, et Kuramaad asustasid erineva keele ja erineva kultuuriga rahvad. Seal olid nii Läänemere Soome kui ka siis Balti keelt ja kultuuri kõnelenud rahvad, aga 13. sajandi kirjalikud allikad ei tee neil mitte mingit vahet. Nad kõik piirkonna järgi on kuralased. Nad ei ole mingil põhjusel eraldi nimetusi nende siis erinevad keelt, erinevad kultuuri kõnelenud rahvaste kohta, vaid nad kõiki nimetatakse ühtlaselt kuralasteks. Ja see leppe Van Neema muinasmaakonna kuralastega on siis, see on see kuralaste piirkond, mis on Riiale kõige lähemal, Kuramaa põhjarannikul, Riia lahe ääres. Ja 1230. aastal korraldati siis sinna Riiast lähtuv sõjaretk ja nüüd, kui siis ristisõdijad Kuramaalt tagasi jõud siis Riiga, siis andsid nad välja üriku, mille siis pandi kirja nende kuralaste alistumine ja siis kristluse vastuvõtmise. Kuralased kohustusid allutama end kristluse ikkele, see on termin, mis Ivar Leimuse 10 aastat tagasi ilmunud artikli järgi tähistas, aga üldiselt siis seda, mida mõeldi 13. sajandi alguses siis kristlusega vastuvõtmisega kaasnevate õiguste, kohustuste ja kohta, mis ei hõlmanud üksnes kiriklikku sfääri, vaid teataval määral ka ilmalikku sfääri. Nad kohustusid maksma
väga kindlalt fikseeritud maksu, mis oli pool laevanaela rukkist iga adramaa kohta, ehk siis umbes 81,5–86 kilogrammi. Võtma vastu preestrid, laskma endid ristida, võtma vastu kristliku õiguse ja osalema sõjaretkedes kristlaskonna vaenlaste vastu. See lepe sätestas ka selle, et kuralased säilitasid kõik oma valdused ja vara tingimusel, et need ei olnud mingil moel vastuolus kristliku õigusega. See tekst on siis kirja pandud Riia linnas ilma kuralaste osaluseta. See on üpriski üldsõnaline ja väga tõenäoliselt ei hõlma ta tegelikult kõiki kuralaste alistumistingimusi. Üks väga selge näide on see, et selles dokumendis pole mitte sõnagi juttu pantvangidest. Samas teistest allikatest me teame, et kuralased andsid siis selle sõjaretke tagajärel Riia linnale, Riia kirikule ja Mõõgavendade ordule pantvange. Näiteks üks väga selge teade, et on üks aspekt kokkuleppest, mida siis selles üriku tekstis mitte sõnaga ei mainita. Kristluse ikke ja kristlik õigus, mõisted tekstis endas jäävad täiesti lahti seletamata, aga tõenäoliselt tähendas kristluse ikke mitte üksnes Kristuse vastuvõtmist, vaid ka siis endi andmist Riia piiskopi, Mõõgavendade ordu ja Riia linna valitsuse või vähemalt kohtuvõimu alla. Kristlik õigus hõlmas endas ilmselt mitte üksnes kirikuõiguse ja kristlikke norme, kuid tõenäoliselt ka mõningaid Põhja-Saksa taustaga ilmalikke tavaõiguslikke norme, aga midagi väga täpsemat selle kohta öelda on raske. See on siis see 1230. aasta ürik on ainus siis esmakordse Kristuse vastuvõtmise kokkulepe kogu siis keskaegse Liivimaa alalt. Aga võrreldes siis neid tingimusi Henriku Liivimaa kroonikas Kristuse vastuvõtmisega seotud mainitud kohustustega, siis jääb mulje, et see on enam-vähem niisugune standardsed alistumistingimused, võiks öelda siuke kindel pakett, mida siis ristisõdijad nõudsid sõja lõpetamise tingimuseks. Ehk siis, et ei piisa üksnes preestrite vastuvõtmisest ja enese ristida laskmisest, vaid nõuti ka teatavat alistumist siis uute isandate võimule. Ja see tekst lõpeb siis klausliga, et juhul kui nad usust taganevad, siis see lepe on kehtetu ja tuleb siis sõlmida uus selline kokkulepe. Ja need usust taganemise leppeid ongi siis lisaks, et usust taganemise järel siis sõlmitud leppeid on meil 2 tükki, üks on siis saarlastega, teine siis semgalitega. Ja need kohustused, eriti maksukohustus on kõigis nendes 3 leppes täpselt sama, millest võime järeldada, et vähemalt nende 3 piirkonna puhul ei toimu ristiusu uuesti vastuvõtmise või taasalistamise puhul siis mingit maksustuse määra tõusu. Saarlased, erinevalt Heikist, arvan mina, et saarlased alistusid ristisõdijatele 1241. aastal juba 4. korda. Esiteks 1206. aastal Taani kuningale väga ajutiselt, teiseks 1222. aastal Taani kuningale natuke pikemaks ajaks. Ja siis 3. korral siis 1227. aastal. Nüüd, Taani puhul meil tõesti selliseid kokkuleppeid ei tea, aga väga suure tõenäosusega sõlmisid ka siis Taani esindajad mingisuguse sarnaseid komponente sisaldava leppe saarlastega, mõlemal siis nii 1206. kui ka 1222. aastal. Ja siis 3. kord alistusid siis saarlased ristiusule 1227. aastal. Siis juba siis Riia piiskopile, Mõõgavendade ordule ja Riia linnale.
See 1841. aasta kokkulepe on erakordne selle poolest, et siis ei toimunud sõjalist vallutust, vaid näib, et Saksa ordu on valmistunud sõjaretkeks Saaremaale. Ordumeister koos vägedega on kogunenud kuhugi Läänemaale ja siis sinna on saabunud saarlaste saadikud, kes siis sõlmisid selle kokkuleppe seal väelaagris. Vähemalt see on minu tõlgendus sellest äärmiselt napisest teadetest, sest ainus teade selle sündmuse kohta pärineb sellest dokumendist endast, mis seal siis täpselt toimus. See näib olevat see, mis on toimunud on, ja seda sama on arvanud ka üks ammu lahkunud Balti-Saksa ajalooline Nikolaus Busch, kes kunagi 19. lõpus kirjutas Saarelaine piisupkonna ajaloo. Niisiis, saarlaste maksukohustus on sama suur kui kuralaste ürikus. Maksuvilja pidid saarlased ise transportima sadamasse, mis tähendab seda, et neil oli veo või voori kohustus. Ehk siis, et see on siis teenistus maaisanda ees, selle vilja transportimine sadamasse. Laevad pidid siis maaherrad ise hankima. Saarlased pidid andma preestritele ja kihelkonna kirikutele prebendid ja maavaldused või mingid stabiilsed sissetulekud, mis olid mõeldud siis kirikute ülalpidamiseks ja preestrite elatiseks. Täpsemalt nad pidid need tagasi andma, mis nad olid siis 1836. aasta ülestõusu järel ära võtnud. Samuti ka siis kõik ülestõusu ajal ära võetud preestrite vara. Samuti antud leppes, erinevalt siis kuralaste omast, on ka väga selgelt ära määratletud saarlaste allumine maaherra kohtuvõimule. Maaherrad siis kohtuvõimu esindas Vogt, kes siis pidas kohut kord aastas koos siis saarlastest kaasistujatega, mis on ka täiesti tavapärane keskaja kontekstis. Semgalite leppes näiteks on kohtupidamine 3 korda aastas. Mida Saaremaa leppes ei ole, on kohustus osaleda sõjaretkedes. Ja see võib olla üks olulisi siis erinevusi või leevendusi, mis siis nendel läbirääkimistel õnnestus saavutada. Näib, et see sõjaretkedel osalemise kohustus tuleb siis alles 1855. aasta leppega. Semgalite leppes on see ilusti olemas. Semgalid siis 1872. aastal alistusid ristisõdijatele juba 3. korda ja tõusid ka hiljem üles ja alistati lõplikult alles 1890. aastatel ja siis ka osaliselt. Aga jah, see Semgalite lepe eristub siis saarlastamast selle poolest, et see pandi kirja ja sõlmiti pärast edukat ristisõdijate sõjaretke. Ka Semgale lepe pandi kirja isandate poolt, ehk siis Riia peapiiskopi ja Saksa ordu maameistri poolt. Nüüd need Saaremaa kui ka Semgale lepped sisaldavad mõningaid täpsustusi või klausleid, mida siis kuralaste leppes ei ole. Ja mul on tunne, et need võivad olla seotud siis mõningate probleemidega või küsimustega, mis on tekitanud murekohti siis selle varasema kristliku võimuperioodi ajal. Saarlaste ürikus on 4 hästi detailset kohtukaasuste lahendamist puudutavat klauslit, kus siis fikseeriti võõramaalaste ja saarlaste vahelise tapmise puhul siis tapetu omaksetele makstav kahjutasu, võiks siis öelda. Ja siis samuti siis karistus imiku tapmise, paganlikul kombel ohverdamise ja paastu ajal lihasöömise eest.
Paganlikul kombel ohverdamise karistus võib osutada teatavale ka mööndusele saarlaste kasuks, ehk siis ohverdusriituse tellija pidi maksma trahvi, riituse läbiviija pidi samuti maksma trahvi, kuid pidi taluma ka alandavat avalikku karistust, ehk siis teda pidi kirikaias 3 järjestikusel pühapäeval keppidega peksma. Ehk siis selles mõttes see tellija, ohverduse tellija on selgelt eelisseisus, teda ei taba piinlik avarik peksmiskaristus. Semgalite leppes on täiesti teistsugused detailid. Nimelt määratakse seal ära maksuvilja vahetuskurss müntidega ja erinevate loomanahkadega. Ja siis pool laevanaela vilja võrdus 4 riia artigu väärtuses hõbemüntidega, 4 nugise nahaga või 16 halli karusnahaga. See on ka täiesti mõeldav, et see maksuvilja vahetuskursi fikseerimine võib tuleneda semgalite enda initsiatiivist või et see oli nende huvides, et need asjad oleks paigas, kui palju, mida siis võib tasuda vilja asemel. Teine aspekt, mis on semgalite ürikus palju detailsemalt kirjas kui üheski teises, on siis erinevad teenistuskohustused. Iga adramaa pealt pidid inimesed, nende hulka ei ole täpsustatud, tegema teotööd 2 päeva suvel ja 2 päeva talvel, vedades mingisuguseid kaupu, täpsemalt vooriteenust, niites heina, raiudes puid. Samuti pidid nad osalema siis sõjaretkedel, aga mitte üksnes sõjaretkedel, vaid ka maaisandate linnuste ehitamisel ja teede rajamisel. Ja nende linnuste ehitamise ja teede rajamise puhul siis seda mingisugust päevade arvu täpsustatud ei ole. Et see päevade arv käib ainult siis vooriteenuse, heina lõikamise ja puude raiumise kohta. Nüüd need aristamislepped siis seadsid üldjoontes paika alistatud rahvaste peamised kohustused uute maaherrade ees. Aga nagu ma varem mainisin, neid leppeid võidi hiljem täpsustada, täiendada ja muuta. Ja neid selliseid siis täpsustavaid ja täiendavaid ürikuid on meil säilinud 2. Üks on siis saarlaste oma või saarlastega seotu aastast 1255 ja teine 1267. aastast siis seoses kuralastega. See 1255. aasta ürik käsitles peamiselt erinevaid kohtuasjade lahendamisega seotud küsimusi. Et saarlastel on väga oluline määrata mingil põhjusel paika mingisuguseid kohtuasjadega lahendatud küsimusi. Juba teine kord, kui nad seda teevad. Üks asi, mis siin silma torkab, on see, et ordumeister vabastas saarlased kohustusest maksta kompensatsiooni paganluse ajal sooritatud röövimiste ja vägivallategude eest, mis osutaks justkui sellele, et keegi on siis neilt seda kompensatsiooni nõudma hakanud. Ilmselt siis mingid üksikisikud, sest muidu ei oleks sellist küsimust ju siin dokumendis ka kirja pandud. Et see on siis nagu nende privileeg või eriõigus, et nad ei ole vastutavad selliste asjade eest, välja arvatud tapmine. Tapmisest on, et siin peavad ikkagi maksma kompensatsiooni omaksjatele. Aga enamik neid klausleid käsitles sellist sorti kohtuasju, mille tulemusena võinuks mõni saarlase pärusvaldus langeda maaherra, näiteks kas ordu või saarlane piiskopi kätte. Et näib, et saarlased on tundnud muret selle üle ja pidanud oluliseks, et need küsimused oleksid väga selgelt ära fikseeritud, mis hetkel on maaherral õigus, mis olukorras on maaherral õigus siis kellegi maavaldused ära võtta. Ja need õigused on tõesti väga piiratud. Ja lõpuks pandi täpsemalt paika see ajavahemik, millal siis fookt oma kohtuniku ülesandeid täitis. On siis Mihklipäevast kuni vastlateni
ja kui ta selle aja jooksul ei suutnud kaasuseid lahendada, siis oli siis nende lahendamise õigus juba saarlastel endil. Ja kõige lõpus on siin siis vastupidi ka saarlaste enda kohustus Saksa ordu ees, nad kohustusid osalema ordu sõjaretkedel, suvel laevadega, talvel hobustega. Mis on selle dokumendi juures ebaselge ja mida ma siiamaani ei oskagi konkreetselt vastata, on see, et kas see kehtis kogu Saaremaa kohta või ainult selle ala kohta, mis oli ordu võimu all. Sest 1 aasta enne selle dokumendi väljaandmist jaotasid Saareneline piiskop ja Saksa ordu Saaremaa omavahel täpselt ära, kus on kellegi võimuala. Alles 1254. Ja see absoluutselt ei selgu siit tekstist. Kas see käib ainult orduala kohta või hõlmab see tegelikult kogu saart? See jääb täiesti segaseks. Ja ma siiamaani ei tea, kumb siis on. Sarnane mure on tegelikult ka selle kuralastega sõlmitud või kuralastega seotud kokkuleppega, mille on välja andnud Saksa ordu. Ka see lepe, see hõlmab nüüd kogu, need muljed hõlmab kõiki kuralasi. Aga Kuramaa oli samamoodi jaotatud Saksa ordu ja siis Kuramaa piiskopi võimuala vahel. Ja taaskord jääb arusaamatuks, kas selle 1237. aasta üriku tingimused kehtivad ka piiskopi võimualal või mitte. Seda ei ole seal otsesõna välja öeldud. Et on võimalik, aga ei pruugi. See 1237. aasta ürik on selles mõttes natuke eriline, et see puudutab kogu Kuramaad, kusjuures nii neid piirkondi, näiteks seda Vanneemat, mis on olnud ristiusustatud ja kristlaste võimu all aastast 1230 järjest, kuni seal ülestõusu kunagi peaaegu ei toimunudki. Aga ka siis neid alasid, mis allutati ristisõdjatele alles palju hiljem ja mis on korduvalt üles tõusnud. Ja ta nagu siis ühtlustab laias laastus need kuralaste kohustused kogu siis selle Kuramaa piirkonna üle. Seal on ka üks klausel kohe alguses, et ta kaotab ära, ordumeister siis kaotab ära kõik vastastikused kompensatsiooninõuded siis nende sõdade ajal toimunud tehtud kahjutööde, kuritööde eest, sest kuralaste endi vahel kui ka siis kuralaste ja Saksa ordu vahel, sest kuralased võitlesid mõlemal poolel üksteise vastu. Need kuralased, kes olid allutatud ristisõdijatele, võitlesid ristisõdijate poolel siis teiste kuralaste vastu. Ja see on hästi pikk, hästi detailne, kõige detailsem nendest sellist sorti kokkulepetest. Seal on ka mitmeid vabastusi, nad vabastatakse siis ühest konkreetsest sõjamaksust, taigendades raisakuutes, sest see dokument on säilinud ainult alamsaksakeelses tõlkes. Samuti vabastatakse kuralased kohustusest teenida ordu linnustes. Ehk siis jätab mulje, et maahärra linnustes siis sõjateenistust pidades ei olnud mitte üksnes õigus, vaid ka kohustus. Selle eest ei maksnud sulle raha, sa tegid seda oma kostil. Ja neil on siis säilinud ainult kohustus teenida 6 aega piiri äälel olevate linnuste ehitamisel siis oma kostil. Tundub, et võimalik, et neile siis võidi siis lisaks maksta, kui nad tahtsid need linnuste ehitamisel edasi teenida. Aga et 6 aega võinud tegema seda siis piiriäärsete paganate vastu suunatud linnustel siis oma kuludel. Ja lisaks on siin äärmiselt palju erinevaid klausleid, maavalduste pärimise, siis rannale uhutud vara, laevahukku kaudu rannale sattunud vara kohta, hädas oli ja päästmise kohta, et kui palju võib hädas olev inimene lubada oma päästjale siis oma varast, millise osa, ja ka näiteks tunnistajate kohtu ette toomise puhul, juhul kui see tunnistaja elab teisel pool Väina jõge, et ta on kaugel ja nii edasi, ta on üpriski detailne tekst. Aga seal on ka kirjas erinevad siis kohustused ja maksud. Ka seesama, kui palju maksu pidid kuralased maksma maahärrale ja see maks on täpselt sama suur kui 1230. aastal, kui 1241. aasta saarlaste ürikus ja kui 1272. aasta Semgalite ürikus. Mingit maksususe tõusu ükski nendest dokumentidest ei näita.
Ja seal ongi kirjas siis ka samad teotöö ja see samuti nii nagu Semgalite ürikus on ka siin siis see 4 päeva aastas, 2 päeva suvel, 2 päeva talvel. Siis mõned järeldused ja üldistused. Et sellised kokkulepped, mulle näib, on olnud siis ristisõja lõpu tavapärane osa. Ehk siis meil on säilinud näited, võiks siis öelda siis Kesk-Aegse Liivimaa äärealadelt, eks, lääne poolt, Saaremaa, Kuramaa, lõunapiirilt Semgale, aga kui lugeda Hendriku kroonikat ja ka vanemat Riimkroonikat, siis näib, et sellised leppeid on tegelikult sõlmitud üle kogu Liivimaa ala, enam-vähem kõigi rahvastega ja tõenäoliselt pärast iga konkreetset alistumist. Teiseks, kristjaniseerimine ei tähendanud siis nende ristsõdijate jaoks, sellest ei piisanud, et lihtsalt võeti vastu ristiusk, vaid nende lepetega hästi selgelt ja ühemõtteliselt kaasneb ka teatav alistumine siis uutele maaherradele, mis väljendub siis eelkõige 3 aspektis: fikseeritud maksud, allutamine maaherra kohtuvõimule ja siis sõjateenistuse ja muude teenistuste osutamine. Neid leppeid muudeti, täpsustati ja täiendati aja jooksul. Ilmselt on selliseid täpsustus-täiendusleppeid ka rohkem sõlmitud, aga neist meil on ainult 2 tükki säilinud, neid on kroonikates mainitud, mõningaid väga lühidalt. Aga mis see kõik siin ka lõpuks lisandub, on see, et tegemist ei olnud, tähendab, puhtalt ja selgelt lihtsalt alistamisega, relvaga, vaid täiesti selgelt on näha, et kohalikel ülikutel on olnud teatavad võimalused rääkida kaasa selle üle, kuidas neid siis nüüd uute isandate võimu all valitsema hakatakse. Et tegemist ei ole lihtsalt alistamisega relvaga, vaid ikkagi kokkuleppelise. Kuigi jah, tõesti, ristisõdijad seavad võrdlemisi jäiga programmi vähemalt siis nendes kõige põhilisemates asjades, mida ma juba üles loetsin. Maksud, jurisdiktsioon ehk kohtuvõim ja sõjateenistus ja mõningad teenistused lisaks sellele. Ja võib-olla, kui naasta kõige alguse poole, siis üheks Eesti ajalugu väga selgelt puudutavaks järelduseks on see, et need saarlaste lepped ei ole tegelikult niivõrd erilised, kui meile vahel tunne jääb. Tänan.